See huntide olgumine seal lapsepõlves ja see ürgjõud, mis sellest huntide olgumisest vastu välkus ja vere tarretama pani, on mind pannud tundma mõnikord. Ma äsja just rääkisin, kui uhke ma olen, et ma oskan veel rütmis ja riimis luuletada. Aga teate, mõnikord ma mõtlen hoopis nii, et liiga elitaarne on see luuleks nimetatud filoloogiline tegevus rütmide ja riimidega. Ja kui ma mõnikord olen püüdnud õpetada luuletamist, siis ma saan aru, kuidas noored lapsed ja koolilapsed kardavad luuletust kirjutama hakata, et peab vastama nii paljudele nõudmistele. Et liiga elitaarne nagu on ja ma tahaksin hoopis midagi muud teha järgmises kogus. Sellega on probleeme nagu alati siis, kui tahad suunda muuta ja midagi uut teha, siis on alati terve kari probleeme. Esimene probleem on see, et praegu mu häälel on ainult üks register. Pärast seda, kui arstid nägid vaeva mu kõri kallal, mul on ainult üks register ja kuidagi ei tule välja, et ma oskaksin joiguda. Esiteks ei oska ja teiseks ma pole oma 70-aastase elu jooksul leidnud üles oma häält. Ja see ehmatab mind, et kuidas ma ei ole leidnud oma häält. Mul tuleb kogu aeg meelde mingi muusikaõpetaja sõrmevibutus umbes nii, et laule natukene tasemelt. Ja oskan isegi klaverit mängida. Aastaid olen õppinud, aga ma ei mäleta, et mu esimene klaveriõpetajaks oli väga sümpaatne naine, et ta oleks teinud mind sõbraks selle kurjalt ja mustalt läikiva pilliga. Ja kindlasti see klaveri mänguoskus ei tuletanud mulle meelde ega julgustanud mind otsima oma häält. Nii, et kui ma oma uut žanrit nüüd peaksin ette kandma, võib-olla aasta või 2 pärast, kui on õnne elada, siis on see häda, et mul pole oma häält. Ma ei tea, mis minu hääl oleks ja kas mõni hääleseadja oskaks mul aidata oma häält üles leida. See on, mille järele ma kõige suuremat igatsust praegu tunnen ja mida ma tahaks osata. Ma koguni kas või annaks mõned oma diplomeeritud oskused ära, aga ma tahaks leida oma häält. Aga see igatsus väljendada midagi vabasti tabas mind hiljuti. Seda ma proovisin teha Käsmus. Ja ma kirjutasin ühe joiu. Mulle ei meeldi joiguma ja need sõnad kõik joiud, sest need tuletavad eesti keeles meelde justkui soigumist. Aga üks õige joig, lapi rahva joig on midagi täiesti muud. Julgen täna teile ette lugeda oma täiesti uue žanri luuletuse, mis on mõeldud joiuna. Ta on 2,5 lehekülge pikk, katsuge välja kannatada. Täna hommikupoole ööd läks mul uni ära ja ma tegin enneolematuid asju. Läksin Liivaranna kõrgest jäätunud trepist alla jäärandilisse randa. Rasked lumepilved olid taeva peaaegu kinni katnud ja viimased luiged pagesid kabuhirmus üle neemenurga. Külm käsi võttis mu südame pihku ja jähmetas käed-jalad. Siis äkki hakkasid mu luupeksed ennast liigutama. Jäärant klirises kildudeks, kui ma tema peal trampisin ja vesi tuli saapas äärest üle. Aga ma trampisin edasi. Siis kallistasin krobelist jässakat mändi. Mu puus ja õlg hakkasid särisema tema elujõust. Peagi lükkas mänd mu eemale. Aitab küll, mine oma teed. Seejärel toppisin pea hiiglasuurde kaljuprakku. Räägi minuga, kivi. Õlad ei mahtunud hästi. Kui ma seal kivivangis ukerdasin,
tundsin, kuidas pea läks selgeks. Me oleme erinevad, kohises kivi, hääl mu meelekohtades. Elus mõlemad, ära topi oma pead igale poole, ela hästi. Lase mu õlad lahti, kivi. Kui õlad lahti sain, kallasin saabastest vee välja. Siis heitsin selili maha lume peale, vajusin silmini maa orva. Sammal ja kanarpikk olid kahutanud. Männid panid jahmunult latvad kokku või olin hoopis mina jahmunud. Pikutasin männisalus künkaharjal. Tuul keerutas lume tuiskama ikka minu peale. Mu rinnaesine oli juba üsna lumine, lõpuks ajasin end püsti. Tuul, tere tuul, täna olen teinud juba nii mitu imelikku asja. Oota tuul, tahan sulle rääkida. Ei ta oodanud, keerutas mu ümber nagu poolearuline. Olin näoli korraga 4 suunda ja rääkisin talle valju häälega ära kogu oma elu. Kuidas kuri kukk mulle lapsepõlves pähe lendas ja ma karjuma pistsin. Kuidas ema kuke mu peast sõnniku hargiga ära tõstis. Ja kuidas mu mees tuli minu isalt minu kätt paluma, kui meie esimene laps juba mu südame all prõmmis. Ta tuli viimase rongiga pealinnast, vanaaegselt ja viinapudeliga. Mu isa, väga vanaaegne leskmees, kes eluaeg linnasaksu umbusaldanud, soojenes üles ja soovis meile kättpidi õnne vanaaegse piduliku tõsidusega. Mina panin meie köögilaua peale 2 viinapitsi ja tõin sahvrist kausitäie külmi jõhvikaid peale hammustamiseks. Küllap oleksin leidnud muudki, aga mul polnud tahtmist. Nii nad jäidki viina võtma ja juttu rääkima. Mina läksin magama. Olin korraga nii väsinud ja mõtlesin, et mehed peavad nüüd ise hakkama saama. Mul on muudki teha. Tuul ei teinud väljagi mu jutust, viskas peotäie männiokkaid ja leheprügi mulle vastu vahtimist. No ja mis siis? Igaühel on oma elu ja koorem kanda. Siis tegin uue tüki. Keerutasin koha peal ringi nagu vurgann, käed välja sirutatud ja laulsin oma elu talle ette. Ohoo, ma karjusin oma hääle kähedaks, hüüdsin vend päris hingetuks. Nüüd ta kuulis küll. Ta nuuskis mu mantli siiludes nagu koer, puges mulle krae vahele ja kaenla alla. Mul hakkas korraga külm ja ma tahtsin ära koju. Päike oli juba üleval kõrges, aga täna polnud mul temaga asja, ma ei tulnud tema tõusmist kaema. Ja kodus panin ma kõik selle kirja, oma käega kirja. Ohoo, ma panin selle kõik kirja. See mul endale ka üllatus, ma ise olen endale üllatus ja see, et mul on nii mitu elulugu. Üks ainus elu, 700 korda kirja pandud ja iga kord täiesti uus elu. Nende hulgas on korralikke ja planitud biograafiaidki. Võib-olla tõlgin ma selle joiu koguni inglise keelde, et nad teada saaksid, kuidas ma luuletan. Ma poleks varem osanud öeldagi, kuidas ma seda just teen. Täna päikese tõusu ajal sain korraga teada, kuidas. Ja kell on alles 8:30 hommikul ja mul on terve päev aega elada oma elu ja joikuda. Ohoo.